Maailmas korraldatakse igal aastal umbes 4000 filmifestivali, kuid vaid 15, nende hulgas ka meie süsimustadesse novembriöödesse virmalisi paiskav PÖFF, on saanud rahvusvahelise produtsentide liitude föderatsiooni poolt A-kategooria sertifikaadi. PÖFF kuulub ühes Cannes'i, Berliini, Veneetsia ning teiste maailma tippfilmifestivalidega sellesse A-kategooriasse ja ta on taas ukse ees ja tänavu juba 23. korda. 23, see on ühelt poolt selline hea iga, kus sul puuduvad veel rängad elukogemused, mis segavad sind riskimast. ja sa arvad veel, et sa oled ikka nagu kohiliblikas, kes kui lendab kapist välja, siis kõik plaksutavad. Et me oleme nagu selles eas, et meil on nagu tore see, et me saame hästi palju ühelt poolt nagu õppides teistelt teades, mida see formaat meilt nõuab, eks, ja samal ajal lähtuvalt meie omaenda nagu Eesti filmi situatsioonist, Eesti situatsioonist tervikuna, siit edasi juba regionaalsest, et me saame seda festivali kujundada nagu oma näoliseks, mida me ju tegelikult iga aastaga natukene ka teeme, sellepärast, et festival toimubki ainult üks kord aastas ja kuna me väga palju peame ka veel tegema eksituse katsituse meetodil, siis ongi selge see, et mina ei tea, kas minu silmad näevad seda, kui ta päris valmis on, ja kas peabki kunagi mingi asi olema päris valmis, see on ka minu jaoks küsimus. Aga kas me saame midagi kinokülastajale või kes tahaks tulla festivalile midagi vaatama esile tõsta või soovitada, et minul võttis küll nagu silmes täiesti kirjuks, kui ma seda kava vaatasin? Ma olen alati öelnud seda, et kui tahta saada läbilõiget sellest, mis toimub kinos, ma mõtlen nagu filmimaailmas selle aasta jooksul või nagu meie puhul me räägime siis aastast 2019, sest me oleme üks viimaseid festivale, siis on mõistlik külastada ennekõike 4 võistlusprogrammi. Et Balti omas sa saad paremikku seda, mida tehakse meie regioonis, et võrrelda, sest kõik on võrreldavad suurused, eks, õiges kontekstis. Siis kindlasti ma soovitaksin sellel aastal meie põhivõistlusprogramm ennekõike päris seda suurt võistlusprogrammi, kus on 21 filmi ja rekordarv maailma esilinastusi ja kus on väga palju kõrvuti suuri ja huvitavaid nimesid. See on tõsiselt, see on kihvt võistlusprogramm ja täpselt sama on ka debüüdid, mis siis linastub Sõpruses. Et natukene trikim on meie põhjusega mässajad, mis ongi sellepärast põhjusega mässajad, et seal on siis seda tüüpi filmid, kus ka siis temaatiliselt on nagu väga mingid radikaalsed, revolutsioonilised või siis parem on, kui mõlemad korraga ja kokku, et ka nende väljendusviis on radikaalsem, eksperimentaalsem. Festivali keskus on sel aastal Coca-Cola Plaazas, kuid PÖFFi filme näitavad ka Solarise kino ja Kinoartis. Samuti on PÖFF esindatud Tartus ja uuesti sel aastal Narvas, Kohtla-Järvel ning mõned filmid jõuavad ka Raplasse. Festival algab juba nädala pärast 15. novembril ja kestab 2 nädalat.